Kell on 9:37 saanud ja me jätkame raamatute teemal. Otsa sellele ei tule täna. Meil on üks raamat veel, millest me tahame ilmtingimata rääkida. Selle raamatu nimi on Minu Malta. Tõepoolest, kui mõelda Malta peale, siis uskumatult palju, arvestades, et koht ise või riik on väike, on seoseid, mis Maltaga tekivad ja nüüd on tõesti kirjutatud raamat ja selle raamatu autor on Ingrid Eomois, kes töötab Malta Briti nõukogus, on ühtlasi giid, kes on võib-olla paljudele Eesti inimestele Maltat tutvustanud ja nüüd esitleb neil päevil siin oma raamatut, mida Siiri just nimetas. Ingrid on meil ka telefonil. Tere hommikust! Tere hommikust! Kui üks raamat on kirjutatud, kas siis võib juba tiitliks lisada juurde ka kirjanik? Ei. ma arvan, et seda mitte, et sellist austusväärset kirjaniku tiitlit, ma arvan, selleks saab ikkagi rohkem tööd tegema ja rohkem kui ühe raamatu kirjutama. Võib-olla kutsuda autoriks on selline neutraalsem termin. Kuidas sa Maltale üldse sattusid? Sellest on nüüd 18 aastat juba möödas ja siiamaani sa pikemalt Eestisse tagasi ei ole tulnud. Jah, nii on. Ma läksin siit tõesti 1999, kõigepealt läksin tööle, töötasin Eesti turistidega Maltal, see oli nii-öelda suveperioodi töö ja siis juba naasesin Maltale ja tegin seal Malta ülikoolis oma esimese magistrikraadi. Ja eks see nii on, eks siis elu järgneb. Mis hetkel tekkis see tunne, et selle kõik peaks kirja panema, et juhtub nii palju põnevat, pisut pöörast ja võib-olla ka kummalist ja Eesti inimese jaoks veidrat, et see vajab kirjutamist? No see idee tegelikult tuli Petrone prindilt, et ma võiksin selle raamatu kirjutada. Ma arvan, et ma ise ikkagi ei oleks võib-olla selle idee peale ise päris tulnud. Aga see oli umbes 5 aastat tagasi, nii et see raamatu kirjutamine tõesti võttis mul päris kaua aega, et kindlasti on ta kaua tehtud, no kas ta on ka kaunikene, seda juba otsustavad lugejad, aga tõesti siis 5 aastat tagasi sai see seeme sinna mulda pandud, nii öelda. Maltal öeldakse, et inimene teeb plaane ja Jumal naerab, et seda tasub alati meeles pidada, et Malta ongi sellise huvitava koha peal, see on üks asi Sitsiilia ja Tuneesia vahel ja tal on kolossaalne asustustihedus, see on vist kusagil 1500 inimest ruutkilomeetri kohta, olgu öeldud, et Eestis on see arv umbes 30 ja see tähendab seda, et vaatamata sellele, et inimene teeb plaane ja Jumal naerab, ei ole mõtet Maltale vist niisama õnne otsima minna, kui selle kohaga seostada mingeid pikemaid plaane, et sinna lihtsalt ei mahu. No huvitav on see, et tõepoolest kuidagi ikka veel mahub. See ennast ka paneb mind imestama, et no praegu on niimoodi Maltal, et ikkagi Malta majandusel läheb väga hästi ja erinevalt mitmetest teistest Euroopa riikidest, et meile tuleb sinna juurde siis igal aastal palju inimesi nii Euroopa Liidust, noored inimesed tööd otsima, eestlased sealhulgas, on meil ka palju toredaid eestlasi Maltal, kui ka siis väljast poolt Euroopa Liitu, näiteks Serbiast on meil väga palju inimesi Maltal tööd tegemas. Nii et kõikide loodusseaduste vastaselt ikkagi Maltale inimesi veel mahub. Kui raske on esialgu kohaneda sellega, et rahvast on palju ja rahvas on, ma kujutan ette, siiski ka pisut temperamentsem kui eestlased, aga see, et Eesti inimene on harjunud sellega, et kui ta tahab ja eestlane reeglina ka tahab saada vaikust ja rahu ja üksi olemist, siis on see väga kergesti, väga võimalik, et kulub ainult mõni minut ja sa saad juba olla väga üksi ja natuke rohkem aega oled sa juba paksus metsas ja sa ei näe tükk aega mitte kedagi. Ja absoluutselt, no see täiesti te naela pea pihta tabasite siin. Ma arvan, et kõige üks suurematest sellistest kultuurishokkidest, kui öelda Maltal, oligi mulle see, et selle ei saa kunagi olla üksinda. Sellega mingil määral harjub ära, aga Eestis tulnuna ikka sellist metsausku oleva inimesena, nagu me kõik siin Eestis paraku oleme, meile meeldib olla üksinda, meile meeldib käia metsas, meile meeldib käia looduses. Sellisel kujul seda Maltal muidugi ei ole. Aga tegelikult ma arvan, et nii Eestis tulnule või ükskõik kust mujalt riigist tulnule tegelikult võib-olla see loodus ja üksindus seda kõige suurem probleem ei olegi. Ikka võõral maal on väga oluline leida endale töö, leida endale elukoht,
leida endale toetusvõrgustik, kas siis sõbrad või pere, et kui need asjad langevad paika, siis saab ka kõige muuga hakkama ja sealhulgas selle üksinduse puudumisega. No tõepoolest, mõned riike tutvustavad raamatud on sellised, et inimene käib seal ära ja siis umbes nädalase kogemuse põhjal kirjutab, mis ta nägi, kus ta käis. Sinul on see kogemus hoopis teine, seda raamatut on kaua kirjutatud ja see on üles ehitatud ikkagi isiklikele kogemustele, seal on palju dialoogi ja väga palju olukordi, mida ei oskakski ette kujutada, aga mis omakorda Maltal tekivad, et olgu nad seotud globaalsete probleemidega, mis Euroopa ees seisavad, et Malta on ju esimene tugipunkt, kuhu jõuavad näiteks põgenikud ja nii edasi. Täpselt, selliseid suuri probleeme tõesti on väikesel Maltal palju lahendada, meil on üle 7000 põgenikku, peamiselt siis Aafrikast tulnud põgenikku Maltal. Ja siis püüame neid ikkagi konstruktiivselt integreerida, et tegemist oleks ikkagi tulevikus põgenik maksumaksjaga, mitte põgenik fundamentalistiga. Et see töö siis Maltal igapäevaselt käib, aga see raamat muidugi, ma ikkagi rõhutan seda, see on ikkagi minu Malta, nii nagu pealkiri ütleb, et see ei pea päris nüüd kokku minema teiste inimeste arvamusega, kes on Maltal käinud või kes ei ole, eks igal ühel on teatud mõttes oma Malta, aga mina muidugi Maltat väga armastan, ma olen seal kaua elanud ja tahtsin ka siis Maltast kirjutada armastuse ja lugupidamisega, aga samas ikkagi ka ausalt ja ka Malta kitsaskohti siis veidike analüüsides oma raamatus ja loodan, et see on välja tulnud. Eestlased armastavad väga reisivas käia, kui palju eestlased jõuavad Maltale ja kas üha rohkem? Oi, jõuavad päris palju, ma arvan, et kuna ma siin nii hobi korras olen ka siis litsenseeritud giid Maltal ja näitan eestlastele Maltat, see on väga tore, tuleb palju, ma arvan, ma olen küll tuhandeid eestlasi teenindanud oma Maltal viibimise aja jooksul, tulevad ja inimesed on väga huvilised, inimesed esitavad palju küsimusi, Eesti turist on alati väga kultuurilembene ja väga intelligentne, seda võib tõesti öelda ja nüüd on suureks rõõmusõnumiks ka see, et kevadest hakkab kord nädalas, minu meelest oli 4 päeviti, aga võin siin ka eksida, Malta ja Eesti, Tallinna vahet siis, lendama Ryanairi lend. Ja päris otse lend, saab odava hinnaga ja mugavalt tulla Maltale ja ma väga loodan, et see siis ka suurendab Eesti huviliste hulka Maltal. Eestis on kindlasti paljud inimesed juba selle raamatu läbi lugenud, aga esitlus käib ja täna on ka üks võimalus. Jah, eile oli meil väga tore esitlus Tartus ja hetkel olengi siin meie ülikooli linnas Tartus veel ja hakkan sõitma Tallinna poole ja täna siis tõesti kell 17.30, kell 5:30 on esitlus Tallinnas Viru keskuse rahvaraamatus. Nii et kes on siis hõlmad laiali jõulukinke ostmas just samal ajal seal linna peal, et võib-olla astute siis läbi ja tulete kuulate, kuidas on Maltal elu ja võib-olla suudan teid ahvatlema ka Maltale minema. Kui kaua nüüd vastu peate nii, et Maltale tagasi ei kisu, et eks Eesti hall kaamos, tänane ilm, paks udu, vaevalt päike tõuseb, kui ta juba loojub? Eestis on kõik super ja see hall ilm ja kaamos, see mind üldse ei siin muret mulle ei tee selle väikese aja jooksul. Ma lähen tegelikult tagasi 29. ja Eesti charterlennuga Aurinko reisid teevad reisi Maltal, nii et ma lähen nendega 29. tagasi ja hakkan ka kohe seal ekskursioone tegema, aga Eestis on olla väga tore, siin on minu pere, siin on minu sõbrad ja ma ise seda alati ütlen ka, et võib ju olla 2 kodu, ei pea ju valima, kumb meeldib rohkem, kas Eesti või Malta või kumb on rohkem kodu, kas Eesti või Malta. Ma ütleks nii, et minu südames on nad igal juhul võrdsel kohal. No siis jõuad enne minekut veel käia metsas ja soovi korral täiest kõrist kisada, et on pime ja keegi ei kuule niikuinii. Metsas on juba käidud ja metsa ja loodust ja Eestit ja lund näitan ka oma 4-aastasele pojale, kes sellel talvel nägi esimest korda elus lund ja see oli talle tohutu elamus. Nii et Eesti on fantastiline ja mul on väga-väga hea meel olla siin jõulude ajal oma perega. Suur aitäh, Ingrid Mois ja loodetavasti kohtume kunagi Maltal.